Tšauki! Tere tulemast tagasi minu kanalile. Nagu te pealkirjast võite näha, mis on tänase video teema. Ja ma mõtlesin tükk aega, kas ma sellist videot üldse teen, et mulle Snapchatis paar inimest on soovinud tegelikult sellist videot. Ma olin nüüd kahe vahel, kas ma ikka teen või ei tee. Ja samas mina mõtlesin, et hea küll, ma võin ju teha selle video. See ei võta mult tükki küljest ära. Ja loomulikult ma olen täiesti kindel, et selle videoga ma saan megalt heiti. Vahet ei ole. Saan siis saan. Sellepärast, et põhimõtteliselt täna ma räägin suhteliselt tõsisest asjast. Igastahes tegelikult ma vabandan hoopis sellepärast, kui ma selles videos kedagi kas solvan või kui keegi tunneb ennast puudutatuna selles videos, ma ei saa sinna midagi teha. Ja üldse, kui ma kuidagimoodi kedagi kas solvan, ütlen halvasti või midagi sellist, et sa tunned, et see on väga, kui sa tunned, et see on sinu jaoks väga õrn teema ja sa ei taha seda videot vaadata, siis palun, nüüd on su aeg, kus sa võid valida teise video. Aga ei ole muud, kui alustame siis selle videoga. Niisiis, tänaseks teemaks, nagu te pealkirjast juba näete, on ära kiusa, kiusamine üldiselt. Ja ma ütlen igaks juhuks veel korra, see räägib minu enda kogemusest, minu enda niinimetatud teadmistest, minu enda vaateväljast, mida ma olen näinud, kuulnud, lugenud. Niisiis, nagu ma juba ütlesin, siis täna räägime kiusamisest. Ja kiusamine on selline asi, mida tuleb väga palju ette koolides. Kõige hullem on tänapäeval minu meelest netikiusamine. Ja koolides ka üldiselt. On füüsilist kiusamist, sihukest, et sa lööd, peksad, ma ei tea, topid kellegi pea WC-potti, see on füüsiline kiusamine. Vaimne kiusamine on see, kui sa ütled sõnadega kellelegi halvasti. Näiteks sa oled loll või sa ei oska seda, teist ja kolmandat. Interneti kiusamine on põhimõtteliselt see, mida näeb absoluutselt igal pool internetis. Kommenteerimine, teiste piltide ülespanemine ilma loata, mis iganes sihukest. Ma alustan seda teemat interneti kiusamisega. Ehk siis interneti kiusamine on väga tõsine asi. Seda juhtub väga palju. Igasuguste inimestega, vahet pole tüdruk, poiss. Niisiis, kõige hullem on või näiteks ma toon YouTube'i, sellepärast et YouTube on see, kuhu mina panen oma videosid üles ja YouTube on see, kus kõik põhimõtteliselt on. Ehk siis näiteks sinu lemmik YouTuber paneb uue video ja sulle meeldib see video. Siis tuleb mingi inimene, vaatab, kas tal on hea thumbnail või on tal hea pealkiri, hakkab seda videot vaatama ja siis ta avastab, et talle ei meeldigi see video. Aga mitte see, et ta teeks selle valiku, et ta läheks sealt, et ta ei vaataks enam lõpuni seda videot, et ta valiks mingi muu video. See inimene, vahet pole kes, kirjutab alla kommentaari. Sa oled nii nõme, sa ei oska mitte midagi, sa oled nii halb YouTuber, kustuta oma kanal, näiteks tapa ennast ära. Põhimõtteliselt niimoodi. Põhimõtteliselt sellest mina
aru ei saagi, mille pärast, kui sulle selle inimese, selle YouTuberi video ei meeldi, siis mina ei saa sellest aru, mille pärast see kommenteerija, ütleme seda hate kommenteerija, tuleb ja kommenteerib siin YouTuberi video alla, et sa oled nii loll, sa ei oska mitte midagi, sa, ma ei tea, ükskõik mida halvasti. Aru ma ei saa, sellepärast, et minu meelest, kui sulle tõesti see YouTuber ei meeldi, palun väga, vaata mingid muud videod, vaata kellegi enda lemmik YouTuberi videod, mitte ära kommenteeri siis sinna alla halvasti. See võtab sinu aega, see võtab YouTuberi aega sellega, et kas ta blokib ära selle inimese või kas ta blokib ära selle või kas ta vastab sellele. Vahet ei ole, aga see võtab aega mõlemilt poolt. Ja noh, YouTube oli selle koha pealt hea näide. Ja loomulikult on ka Facebook selline, et kui näiteks mingi kiusaja tahab kellelegi nalja visata, siis point on selles, et ta paneb näiteks ilma loata selle inimese pildi, kelle üle ta nalja tahab visata, paneb Facebooki või netti kuskile, vahet pole kuhugi ülesse ja kirjutab sinna halva kommentaari alla, et näiteks pildi staatuse alla, et tema on igavene, vahet pole kes, on ju, halvasti kirjeldab igastahes seda, siis sealt see tulebki, et siis hakkavad kõik, et oo jaa, on küll, ja siis kõik lähevad sellega kogu aeg kaasa. Ja see on üks lõpmatu kett, mis ei lõppe mitte kunagi, kui keegi midagi selle heaks ei tee, et lõppeks see ükskord ära. Netikiusamist on nii palju. Põhimõtteliselt olen lugenud, see oli Õhtulehest või kust see ühest tüdrukust, kes tegi Facebooki laive. Ma ei tea ma ei mäleta selle tüdruku nime, aga tema tegi Facebooki laive. Tema meelest oli see tore aja, ta sai sõpradele näidata, milline ta on. Aga siis tulid mingid trollid, ma ütlen neid trollideks, ja hakkasid kommenteerima, et pane ennast põlema, tapa ennast ära. Ja nii palju, kui ma sellest Õhtulehe uudisest aru sain, siis see tüdruk masendus. Ja viimane, mida ma nägin, oli video Snapis või kuskil, vahet pole, oli video, kus see tüdruk ütles, et jah, ta hüppab 3. korruselt alla ja tapabki ennast ära. Põhimõtteliselt, noh, mõne meelest on see väga naljakas, on ju, et teebki niimoodi, jube lahe. See ei ole lahe, sellepärast, et see inimene võib-olla on tõesti haiget saanud, see inimene võib-olla tõeliselt vajab abi, et teda enam ei kiusataks, vähemalt netis. Kui see inimene on masendunud, siis loomulikult tulevad inimestel sellised mõtted, et ma nüüd lasen ennast maha või tapan ennast ära või hüppan kuskilt alla või vahet ei ole. See pole naljakas ja see pole üldse see pole naljakas, see on väga tõsine asi. Ja minu meelest sellised inimesed, kes trollivad niimoodi, võiksid vähe mõelda selle üle, mida nad kommenteerivad, kuhu nad kommenteerivad ja kellele nad kommenteerivad. Ja järgmine teema on siis koolikiusamine. Mul on enda kogemusi koolikiusamisest suhteliselt paljugi. Ja ma tean seda tunnet, kui sind kiusatakse koolis. Mille pärast ma olen sellise kohtlemise ära teeninud. Et kas ma olen tõesti selline, nagu kõik mulle ütlevad? Miks mind koolis pekstakse? Miks mind lüüakse? Miks mul rebitakse katki kõik pluused, teksad? Vahet ei ole. Tuleb selline tunne. Ükskõik kellel. Kõigil, keda kiusatakse, kõigil tuleb selline tunne. Ja põhimõtteliselt see ei ole hea tunne. See, mida rohkem keegi kiusab kedagi, seda rohkem ta hakkab mõtlema selliseid asju. Tal võib tulla masendus, ta ei taha enam kooli minna. Ta ei oska midagi teha.
ta tahaks abi, aga ta ei oska küsida, ta ei julge küsida. Äkki on keegi naaber samas klassis, kes kiusab või samas koolis, kes kiusab. See saab teada, kui emale näiteks rääkida või isale, siis hakkab rohkem kiusamist tulema. Et selline on väga raske teema ja see tuleks ka koolis üritada saada lõpetada, sellepärast et ei ole tore, kui kiusatakse. Ja nii palju võin öelda, et sellel, kes kiusab, tal on endal ka paha tunne tegelikult kuskil sees, sisemiselt on tal paha tunne, et ta kiusab. Täiesti kindel. Sellel kiusajal võib olla, et tal on vanemad hakkavad just lahutama või midagi ja sellepärast tal tekib vajadus, et ta saaks kuidagi oma tunnet rahuldada, siis ta hakkabki kiusama näiteks. Ei või teada siukseid asju. Ja minu soovitus selle koha pealt, mida ma ise ei teinud, sellepärast et põhimõtteliselt ma võin nüüd öelda, et ma olin nii loll, et mina hakkasin vastu kiusajale või kiusajatele. Ja põhimõtteliselt tegin sama, mida kiusajad mulle, et nemad saaksid tunda seda, mida mina tunnen. See on väga lollisti tehtud, seda tegelikult ei tasu üldse teha. Minu soovitus on, jumala eest, kui sul on hea klassijuhataja, siis mine räägi enda klassijuhatajaga sellel teemal, et sind kiusatakse. Kui klassijuhataja on selline ükskõikne inimene ja ei taha midagi kuulda sellisest, sest tema nunnukesed klassis ei kiusa ju kedagi, siis tasub minna rääkima kas õppealajuhatajale või isegi kooliarstile minu meelest. Ja kindlasti vanematele tasub kodus rääkida sellest, et sind koolis kiusatakse. Sellepärast, et vanemad võtavad kohe ühendust kindlasti õpetajaga, küsivad, mis asi seal klassis toimub, mille pärast minu last kiusatakse. Ja kui õpetaja on võtnud asja vanematega käsile ja midagi pole muutunud peale seda, siis mina soovitan minna direktori juurde rääkima sellest, et sind kiusatakse. Kiusamine ei ole tore inimesele sisse eluks ajaks. Seda on raske saada ära. Tänapäeval on hea, kui miski muu enam tõeliselt ei aita ei õpetajad, ei aita ükskõik milline õpetaja või klassijuhataja, õppealajuhataja, kooliarst või direktor, siis tasub minna näiteks psühhiaatri juurde ja rääkida seal ära, mis tegelikult toimub. Sest seal sa saad rääkida, seal ta saab nõu anda, seal psühhiaater annab nõu. Ja minu meelest see on väga hea, et on julgust minna sellise psühhiaatri juurde ja rääkida. Minu meelest see tasuks lõpetada. Ja seda tasuks rohkem, sellisest teemadest tasuks minu meelest rohkem rääkida internetis, rääkida koolides, rääkida igal pool. Ja loomulikult on ka selliseid nagu need olid põhimõtteliselt, kui kooli kiusamise all ma mõtlesin rohkem nagu füüsilist kiusamist ehk löömist, tagumist, peksmist, rebitakse katki kellegi riideid. Selline kuulub minu meelest kooli kiusamise alla ka. Aga on ka selliseid, kes kiusavad sõnadega. Need ei pruugi olla koolis, võib olla koolis, neid on koolis kindlasti ka, aga need võib olla ka igal pool mujal, sellised, kes kiusavad kedagi sõnadega. Näiteks tüdrukuid on kõige lihtsam kiusata niimoodi, et sa
ütled neile halvasti halbade sõnadega. Tüdrukutele võib jääda eluks ajaks see maine külge, kui keegi on hakanud rääkima, et oh, tema on selline inimene, ta on, saate aru küll võib-olla. Tasub mõelda, mida sa ütled kellegile, kuidas sa ütled kellegile ja miks sa ütled seda. Mina ei saa siiamaani sellest aru, mille pärast on vaja kiusata. Miks see on nii lahe? Põhimõtteliselt ma lõpetan selle teema nüüd siin ära. Ja tegelikult ütlen veel soovituseks, viimaseks soovituseks. Kui sul on tõeliselt abi vaja, siis mine küsi abi ükskõik kellelt, kas vanematelt või koolist kellegilt või vahet ei ole. Või näiteks, kui sa tunned, et see inimene sarnaneb minuga või ma saan talle sarnaneda, võta selle inimesega ühendust. Selline oli täna minu video. Ma tegin selle video, ma mõtlesin selle video tegemist väga tükk aega ja otsustasin, et ma siiski teen selle video. See on võib-olla õpetuseks kõigile, võib-olla mitte, võib-olla keegi ei õppinudki sellest midagi ja mis ma muud oskan öelda, et vaata hoolega, mõtle hoolega, kellele, kuidas, mida sa ütled. Ja kui sulle miski jäi vaevama, siis tõesti võid võtta minuga ühendust ja ma üritan vastata kõigile teemadel, mis on selles videos puudutanud kuidagimoodi kedagi. Ja ma vabandan juba ette ära, kui ma kedagi solvasin või kui keegi tundis ennast väga-väga puudutatuna või väga ebamugavalt, aga mina otsustasin, et ma teen selle video ära, sest niikuinii ja ma tean, et Eesti YouTuberid sellistel teemadel absoluutselt ei räägi. Ja ma üritan ka enda kanalit tegelikult hoida päris positiivsena, aga vahest tekib selliseid tunne, et oleks vaja ka sellistel teemadel rääkida. Niisiis, kui sulle tõeliselt meeldis see video, siis anna tõeliselt sellele videole like, telli mu kanal ja ei ole muud, kui näeme mu järgmises videos ja see on palju positiivsema vibe'iga kui see video. Tänan vaatamast. Tšau!